Kui tavaliselt tullakse Tallinna Tehnikaülikooli inseneeriat, IT-d või hoopis ärikorraldust õppima, siis tänavu suvel muutub ülikooli linnak hoopis teatrilavaks. Just siin Mustamäe kampuses hakkab hargnema lugu noortest tudengitest, kes rohkem kui pool sajandit tagasi püüdsid leida vastuseid samadele küsimustele, mille ees seisavad noored ka täna. Minu jaoks on see nüüd õppinud Mustamäel võib-olla üks ideaalne suvelavastus. Selles mõttes, et ma olen juba väga elevil. Me saame teha suvelavastust, kus on tantsu, kus on laulu, kus on live-bänd, kus on muusikat, kus on näitlejad ja kus on ajastut. Et see lugu ju räägib tegelikult nagu selle Tehnikaülikooli kujunemisest ja sellest Mustamäest ja tudengi elust ja sellest vabaduse ihalusest, mis siin samal ajal toimus. Ja meie näitemängu autor Andra Teede on selle materjali jaoks teinud väga palju intervjuusid päris inimestega, endiste tudengite, professoritega, et kogu see lugu, mis siin lahti rullub, on tegelikult lugu, mis on põhimõtteliselt nagu päriselt aset leidnud. Minu jaoks on selle näidendi puhul just huvitav see 60ndate aastatega tutvumine, millest ju ise väga palju ei tea ja on selle tõttu põhjust ka näiteks vanavanematelt küsida, et kuidas oli tollal elada ja natukene empaatilisemaks muudab ka inimeste suhtes, kes on pidanud need ajad üle elama. No te olete ise öelnud, Maris, et teie tegelaskuju on ambivalentne. Mida te silmas peate? Ma ei ole lugenud seda näidendit. Ma pidasin silmas seda, et võib-olla tänapäeval me mõistame teda hukka, sest et ta on selline väga julgelt nii-öelda sotsialistlik, kommunistlik noor ja peab nendest reeglitest kinni ja laulab Leninist laulukesi, aga me unustame ära, et ei olnud sellel ajal üldse mitte mingisugust juttu veel Eesti iseseisvumisest ja see oli väga riskantne ja kui sa oled selles ajas üles kasvanud, siis see tundubki sulle loomulik. No see on huvitav tudengite elu, et noored on minu meelest iga kord ikka iga generatsioonil nagu samad, noor on noor, aga et millega nad peavad silmitsi seisma. Et minu meelest äärmiselt huvitav on praegu, kui me nüüd oleme lugenud ka siin esimesed lugemised, eks ju, ja kui Andra Teede siis näiteks selle näidendi autor seletab lahti mõned seigad, mis siin toimuvad, mis on näiteks praegustele noortele täiesti uskumatud, et millega peab tegelema, et kui sügaval nõukaajal, et see on minu meelest väga huvitav maailm. Jass Kalev Mäe kehastatud peategelane ei ole ainult lihtne maapoiss. Tema jaoks avanevad korraga nii ülikooli elu suured võimalused kui ka küsimused, millele lihtsaid vastuseid ei ole. Ja ma tooks isegi paralleeli, et see on natuke nagu 3 musketeri lugu, et noor D'Artagnan et läheb linna, et tuleb siia kooli ja kuidas selle vastu võetakse ja et ta on pigem ma ütleks, et ta käib siin teiste jälgedes ja teeb seda, mis talle öeldakse ja õpib ise ennast tundma ja seda linnaelu siis. Karl ja teiste tudengite lood hargnevad ajal, mil maailm nende ümber muutub kiiresti. Praha kevadel nõutakse ideoloogilise kontrolli tühistamist, läänes vallutab noori rock'n'roll ning ka Eestis unistatakse suuremast iseseisvusest. Lavastaja Veiko Tubina sõnul pole see aga ainult ajalooline tagasivaade, vaid lugu inimestest, kes püüavad keerulistes oludes iseendaks jääda. Aga tollel ajal oli ju pidi arvestama ka sellega, et oli Nõukogude võim ja süsteem, mis ei lubanud nii vabalt käituda ja et natukene ka seesama Praha kevade teema, mis meil selles lavastuses sees on, sõja teema kergelt, et see kõltsub nagu kokku ka tänapäeval ja see vabaduse teema, et me kõik otsime nagu mingil määral nagu seda vabadust oma elus ja ühtlasi ka siis nagu see lugu sellest, et kuidas inimesed selle ajastuga hakkama said ja mismoodi see elu siin Tallinnas üldse käis. Nüüd õpi Mustamäel esitendub Tallinna Tehnikaülikooli akadeemikute alleel 7. augustil. Lavastuse tegijad loodavad, et lisaks endistele tipikatele leiavad tee publiku sekka ka tänased ja tulevased tudengid, sest kuigi ajad on muutunud, on noorte unistused, armumised ja soov oma elus midagi suurt korda saata jäänud suuresti samaks.